Tere rahvas! Täna võtan teid siis endaga garaaži kaasa. Hetkel olen sõbra garaažis. See on mu väike projekt stuki peal. Natuke laiali. Aga mis mul praegu siit vaja on tööriistakast ja püss, et minna vahetama välgi. Minu väiksal Piitaril see veel on ukse ja liiga raske. Et jah, võtame toolsid, siis lähme teise garaaži, kus on väljad, vaatame väljad ja siis tuleme tagasi ja hakkan sellega tegelema. Nii et jah, tänane video on siis nendest. Oleme nüüd teises garaažis ja ma näitan neid välgi. Mees lubas oma väljad alla panna. Ja siis, kui ma juba võtan väljad alt ära, siis tahaks proovida ka neid talvekaid, mis seal on. Need on 34 omad, nii et ET on teine. Vaatame, kuidas talvekad siia alla jäävad. Et kas on vaja uusi välgi või sobivad need, mis on. Ühesõnaga selline ta mul siis on. Kes Facebooki Marketplace'ist nägid, need teavad, millega tegu. Aga eks siin tuleb loodetavasti veel videoid ikka. Nii et siis saab rohkem näidata ka. Siin natuke tahaks keretööd teha, märksärki. Eemstanged ära võtta talveks. Neid pole vaja ära lõhkuda. Ja mingid nipet-näpet veel, nii et ühesõnaga. Paneme siis veits ilusamad väljad alla. No, tundub, et väljad jäävad vahetamata, sest et palun ärge keerake väljapolti mingi loomajõuga kinni. On ju? 120 maks, 140 Newtonit on täiega piisav. Sest te kunagi ei tea, millal tuleb pisike tüdruk, on ju, ostab teie BMW ära, on ju. Tahab rattaid vahetada, on ju. Lihtsalt ei saa. Sest et sa oled väljapoljad keeranud loomajõuga kinni. Not okay. Please don't do that. Please. Thank you. Hello.
pool tundi hiljem võib otsida tungi. Mis see jõuab? Tung. Nüüd vaatame, kuidas 34 veel kistub alla. Anna. On täit sokk isegi ju. Veits on. Õnneks on keegi kohpatrollinud Lätis kunagi. Aga käib ka. Peaks pilti tegema. Nii. Ja nüüd on nende aeg. Aga talvekaid pole uusi vaja. Käivad need ka. On jah. Need on meil 18 korda 9, 35, aga tundub olema inside, outside rehvi, need väga vahet ei ole, kui mul poole läheb. Ma tahaks selles veendunud olla, outside. Võite, kes kõik rehvid on sama kõrged või? Kus te olete sama kõrged või? 2, 2, 5, 40. 2, 2, 5, 40, 2, 2, 5, 40. Davaikin. Siis pole vaakit. Läheb alla. Läheb alla kapsel. Kapsil. Ühesõnaga, ma tahtsin tutvustada inimestele Newton võtjat, sest tundub, et osad veel ei tea, mis siis on, aga meil ei üles seda. Nii et ma näitan, kuidas siis ilma selleta kinni keerata asju. Need makaronid ka lahti saaksime, tegelikult meil ei ole makaron. Aga kui tuleb mõni makaron, ostab teie auto ära. Siis ei ole vaja looma jõuda neid asju kinni keerata. Ja see on täiesti piisav. Ma tegelikult seda ei saa niimoodi näidata. Aga nagu ta ei pea olema kinni ja siis veel 90 kraadi. Nii et see keerata kinni ja piisab. Et minul kui vanal automehaanikul, kes ma keerasin iga päev kontrolli mõttes ka, siis on veits nagu käe sees ka see tunnetuse värk, aga ei ole vaja lasta püssiga viimases astmes neid kinni või mida iganes. Ma võin teile näidata ka, nüüd need tulevad püssiga ilusti lahti. Aine. Kohe näita. Ta on siis mingi. Ei ole vaja. Nii kõvaks, et isegi püssi ei jaksa alati teha. Need ei tule alt ära. Ma luban. Muidugi võib kontrollida, alati võib kontrollida. Öeldakse, et 100 kilomeetri tagant. Aga siiamaani pole olnud juhuseid, et oleks midagi kuskilt lahti jäänud, nii et kapsel ka peale. Valmis! Tegelikult kõigest esimene
ma olen siin olnud juba tund aega. Nii et ma arvan, et ma ei hakka teile näitama, kuidas ma ülejäänud 3-ga siin maadel. Vaid näitan siis, kui kõik on tehtud. Sest mida te ikka vaita. Kuidas üks kärbes üritab viljapõlte lahti saada. Aga strong Karl, strong makaron. Saan hakkama. Davai. Beatriisele saad väljad alla. Ma näitan pärast õues ka, sest siin on pime, ma olen maal. Beatriis näeb meil välja siuke praegu. Ma näitan teisest poolt ka. Miks ta Beatriis on see, et ta on Winter Peter Girl, ehk siis Beatriis. As simple. Aastat, miks meil siin pime on. Okei, see suum mingi võtab välja maha. Aga siin pime niikuinii. Teed sokk ju. No kindlasti parem kui vanade velgedega. Siis pakin need siia garaaži ära ja teise garaaži tagasi ja hakkame suvepelle projektiga midagi tegema. Seal on palju teha. Palju. Ja selline ta meil on nüüd. No parem ikka kui enne. Anyway. Nüüd ma olen sõbra garaažis, kes oli nii lahke, et lubas tõstukile oma suveprojektiga, millel pole mootorit vahel. Ja millel on kõik algas sellest, et panna koillid. Yes, on koillid all. Yes, on koillid all. Ja siis ma juba mõtlesin, et kuna siin 1.8 by the way Saksast toodud ja originaalteste punnidega, on ju, põhjal väga minimaalselt roostet, on ju. Selle pill, selle värk ja et siis tahasilda paneks trummile asemel paneks ketta. Ja siis jah, kollidest jõudsime selleni ja täna siis üritan siit võimalikult palju roostet kätte saada. Stantsist said tellitud need tugevdusplaadid, mis tuleb külge keevitada nii sillatalale kui ka kõre külge. See on nagugi põhjalla. Ja siis saab tagasilla alla tagasi panna ja kokku panna. Ja võib-olla panen mõnda otsa veel mingid puksid ja muud pudi-padi ja kässarid rossid on kuskil ja vaatan, mis teha saab. Mis ma teha jaksan. See velgade vahetus võttis suht läbi. Aga ei, peab tegema. Sest et mul on täna ja homme aega ja siis ma lähen nädalaks maale. Nii et tahaks selle tagasilla alla saada. Et see ei jääks jalgu siia inimestele, kes niigi vastu tulid ja appi tulid. Nii et tuleb tööle hakata. Mu käed arvased makaronid. Ma pole isegi poole peal. Aga hevi. Ma pean vahepeal käsi puhkama. Ja ma puhkan nii, et ma panen stabika kondi ette alla tagasi. Aga ma väsisin ära sellest radakast ja ma ei viitsi. Ja ma ei taha, see jääb nii kole. Ja kui ma arvasin, et savi, siis
tegelikult ei ole savi. Eriti kui nii palju juba teha. Ainu. Nüüd ma uurin leivapritsi. Ja siis ma vahetan mordid ära, mis ripuvad sul niisama. Mordid saan ära vahetada ja mingid õtsad saan ära komplekteerida ja vaadata, mis mul olemas on ja mis ei ole. Et siis homme saaks äkki tala ära pritsitud ja jõuavad stantsi asjad ka ja vabandust ja tegeleme selle talaga siis homme edasi. Midagi suurem päev on. Ühesõnaga tundub, et natuke issue on jälle. Sest et mul ei ole neid amordipatju. Läbilegi puksid, tugikad, whatever, you name it. Ees oli sama teema, üks läks uus, üks läks vana. Sest üks vana oli väga kole, siis ma pidin lihtsalt uue tellima. Aga mis siin ikka, võtame vanad ära vähemalt kas või. Ja siis tellib uued uksid. Homseks võiks olla olemas või homme kätte saada ja siis saab alla panna. Oota. Aga ma ei tee täna rohkem mitte midagi. Tõmbasin ise ennast tõllist. Salaga, et ma teen midagi täna. Ei tee. Kui vessu homme vaatab siis sõbraga koos need asjad, mis siin kõik täna poole jäid. Filtrite vaeta. Puksi ma võin homme ka sisse lüüa, panna mida iganes. Nii et tänane päev selline ja näeme homme. Peace. Cringe. Näeme homme. Tšau.